Enne Keila linna teenetemärkide üleandmist kõneleb teiega Keila linnavolikogu esimees härra Tanel Mõistus. Tere päevast ka minu poolt ja ilusat Eesti taasiseseisvumispäeva. Samuti palju õnne Keila linna 82. sünnipäevaks ja lisaks juurde veel õnnitlused juubilarile, kes meil just siin klaveri taga oli. Keila linna teenetemärk loodi aastal 1998 ja selle eesmärk on tänada neid inimesi, kes on osutanud Keila linnale erakordseid teeneid, olnud silmapaistvam, mitte tehes ainult oma tööd, vaid mõeldes ja vaadates ka linna arengut ja panustades sellesse laiemalt. Me oleme neid teenetemärke siin aasta-aastalt välja andnud ja sellel päeval seda varem ei ole juhtunud, et me seda teeme taasiseseisvumispäeval ja eks te kõik teate, miks sellel aastal nii on. Kuid me valisime selle ürituse või selle ürituse aja sellega, et ta oleks piisavalt väärikas, et ta oleks tähtis ja et me austame seda nii teenetemärki kui neid saajaid, kui ka seda tänast päeva. Tänaseks me oleme välja andnud 35 teenetemärki ja tänased numbrid on siis 36-37, kes selle saavad. Iga aasta on see olnud, ütleme siis, et neid kandidaate on olnud iga aasta suhteliselt vähe. Kõik esitajad, kes on teinud taotluse, on seda teinud seda sügavalt läbi mõeldes. Kedagi ei ole esitatud niisama. Ja seetõttu on ka volikogul alati olnud selline ühtepidi lihtne valida, aga teistpidi jälle raske, sest et kõik kandidaadid on alati väga head. Sellel aastal esitati 4 kandidaati ja volikogu otsustas anda välja 2 teenetemärki. Üldiselt üle 2-3 me aastas ei ole välja andnud. Aga sellegi poolest ma tahan tänada ja tunnustada ka neid 2, kellele me seekord ei andnud seda teenetemärki, ei otsustatud anda. Aga see ei tähenda, et nad seda väärt ei oleks ja et neid ei oleks märgatud. See on oluline, et inimesi märgatakse, nende tegemist, nende panust. Ma tahan tänada Riina Sippolit ja Tarmo Randet. Aitäh! Tulles nüüd nende teenetemärkide juurde, mis me täna välja anname, siis see põhjendus, miks me selle välja anname just nendele inimestele, on mõlemale sama. See on majanduse arendamise, töökohtade loomise ja Keila noorte toetamise eest. Me arutasime pikalt, kuidas me võiksime nende mõlema puhul seda kõige täpsemini öelda ja see meie arvates ütles seda kõike. Esimese puhul, ehk siis number 36 inimese puhul, tema puhul on kindlasti tegemist Keila patrioodiga. Kuigi ta ei ela Keilas, on ta Keilas, ma arvan, iga päev. Ta juhib ühte ettevõtet, kus töötab üle 300 inimese ja tegemist on siis Keila tarbijate ühistuga. Ma arvan, et see on ka märgiline sellel aastal, et peale tervishoiu töötajate oli kindlasti ka kaubanduse inimesed need, kes olid eesliinil ja sellega ehk täname ka mõttes kõiki teisi, kes on kaubandusega seotud, kes on see aasta olnud väljas, olnud tööl sellel ajal, kui teised seda teha ei saanud või teha ei tohtinud. Selle teenetemärgi saaja
on alati linnal abiks olnud, olgu see noorte toetamine, linna allasutuste, ürituste või ka siis linna juhtimine. Olev on olnud ka linnavalitsuse liige, kui mina olin veel linnapea ja meil oli väga hea koostöö ja võin veel kord kinnitada, et kindlasti on tegemist Keila patrioodiga. Ja selleks ma soovikski siis kutsuda siia ja lugeda kõigepealt ette tunnistuse. Keila linnale osutatud eriliste teenete tunnustamiseks on Keila linnavolikogu 26. mail 2020 aasta otsusega number 20 andnud teile, härra Olev Mäll, Keila linna teenetemärgi number 36 majanduse arendamise, töökohtade loomise ja Keila noorte toetamise eest. Suur tänu kõigile märkajatele, suur tänu kõigile kaasteenistele ja tänu ka Keila linna volikogule ja Keila linna valitsusele alati positiivse suhtumise eest Keila linna arengusse, innovatsiooni eest ja alati positiivse suhtumise ettevõtluse arendusse Keila linnas. Nii et sooviksin ka kõigile Keila linna elanikele head Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva ja sooviks edu tulevikus ja õnne Keila linnale ja Keila linna arengule. Tänan kõik! Meie tänane teine teenetemärgi saaja on samuti ettevõtluses tegev. Kui ma Mihklile helistasin kohe pärast volikogu istungit ja teavitasin, et see teenetemärk on talle omistatud, siis oli ta väga üllatunud, et miks mina. Et siin linnas on ju nii palju teisi inimesi, kes on teinud väga palju rohkem, kes on rohkem silma paistnud ja nii edasi. Aga vastus oli lihtne, et teda on märgatud ja samuti me olime kõik seda meelt volikogus, et tema võiks selle saada, sest et need teened linna ees on olemas. Ja kui ma ütlesin Olevi kohta, et tema on Keila patrioot, siis kindlasti on seda ka Mihkel. Mihkel juhib Keilas pikaaegselt oma pereettevõtet. Ei ole palju tootmisettevõtteid 50 töötajaga, kus see kuuluks endiselt perele ja pere juhtimisel ja edukalt oma tööd teeb. Ma usun, et ka see on täna selle aasta märgiline teenetemärk ehk et Keilal ei saa minna hästi, kui ei lähe hästi ta inimestel ja ei lähe hästi tema ettevõtetel. Ja sellest keerulisest ajast on kindlasti Mihkli ettevõtte õppinud ja õpib ja tuleb kindlasti väga edukalt välja. Lisaks on Mihkel Keila Kivanise liige ja toetanud palju Keila linna sporti, noori.
kultuuri. Ehk tõesti suur tänu sulle. Loen ette tunnistuse. Keila linnale osutatud eriliste teenete tunnustamiseks on Keila linnavolikogu 26. mail 2020 otsusega number 20 andnud teile härra Mihkel Valdek Keila linna teenetemärgi number 37 majanduse arendamise, töökohtade loomise ja Keila noorte toetamise eest. Aitäh kogu Keilale ja Keila rahvale ja aitäh!